kus lõpeb ots, mis küll peagi kaotab jõu, lennendab riiks. Hinges tuuletu põud, kõrvus kumisemas saund või vaikus. Kuigi tead, et ei iial lõppe piir, pettan vahel siiski iseend. Vilepilli tee, siis õõtsast õnnepuust vikerkaar. Tõusmas puust, ennast näeb ja teisi, kui näeb, et jääb üks sein vahepeale. Toos ma küünlavalgel kõnnin ikka siia-sinna ja mul on tunne, et minust mõtled selle. Ma ei tea, miks sa ei tulnud, püüad põhjust leida, kuigi minu üksindust see kergemaks ei tee. Küünal sinu pildi peal pikki varje heida ja mul on tunne, et minust mõtled selle. Kuis näha su silmi kallis, tahaksin ma, kuid kahjuks neid ei näe. Kujutlen su naeru kallis, kui tuba külmalt vaikseks jääb. Ma ei tea, miks sa ei tulnud, püüad põhjust leida, kuigi minu üksindust see kergemaks ei tee. Küünal sinu pildi peal pikki varje heida ja mul on tunne, et minust mõtled selle. Kuis näha su silmi kallis, tahaksin ma, kuid kahjuks neid ei näe. Kujutlen su naeru kallis, kui tuba külmalt vaikseks jääb. Iga suur tegu algab väikesest sammust ja täna tähistame neid, kes on aidanud meie samme juhatada, meie õpetajad. Nad on need, kes külvavad tarkuse seemneid, kasvatavad meie unistused suureks. Et päev saaks veelgi erilisemalt alata, kutsun nüüd siia tervitussõnu ütlema Kehtna valla volikogu esimehe Katrin Anto. Üks täitsa tavaline koolipäev 5. klassis näeb välja niisugune. Esmalt on matemaatika, kus õpetaja teeb tunnikontrolli põrnandite peale. Teine tund on inglise keel, harjutatakse eessõnu, mida on umbes 50. Kirjanduse tunnis koostatakse kapsapäe kohta eriliigilisi küsimusi, kusjuures Mattiase küsimus, miks nad seda raamatut lugema peavad, ei lähe üldse arvesse. 4. tund on ajalugu, 5000 aasta pikkune ajatelg, mida Joonas peab tahvlile joonistama, saab hirmu äratavalt lühike ja õpetaja ähvardab nutma hakata, sest keegi tänapäeva noortest ei austa ajaloorikkust. Siis tuleb eesti keel, kus tegusõnade pööramise käigus pööravad tülvi Hannes ja Andres ning laulmise tunnis ronitakse mööda heliredeleid. Viimane tund on loodusõpetus. Verinoor energiline õpetaja Tulp kavatseb õpetada lastele, kuidas käia looduses avatud silmadega. Ta viib 5. A-klassi parki. Te vaadake, kui punased on viinaku lehed, osutab õpetaja Tulp enda ümber. Ja jätke meelde, suur osa tihastest lendab sügisel soojematele aladele, aga paljud jäävad ka siia talvituma. Suur osa õpilastest ei jaksa tihastele kaasa elada. Jalgu järele vedades jõutakse tiigi juurde. On teil meeles, et maailmas 1,3 triljonit liitrit vett on olemas? Pöördub õpetaja Gregori poole. Gregorile meenub vaid, et ema lubas kodus kotlette teha. Kui õpetaja
õpetaja tulistab välja fakti, et arvatavalt sureb maailmas veepuudusesse 5000 inimest päevas, tunneb Gregor Läänevad näljasurma. Veel pool tundi püüab õpetaja Tutt 5. klassi tähelepanu ja huvi äratada. Siis viimaks ta loobub ja jääb laiali põgenevate lastele järele vaatama. Ajapikku suudab ta mõista, et isegi lapsed on ikkagi vaid inimesed ja vaid hulk maailmas on oluline, kuid kodused kotletid vähemalt sama tähtsad. Temast saab armastatud õpetaja ja loodusõpetus hakkab meeldima paljudele. Õpetamine on ka õppimine. Head õpetajad, mul on suur au tervitada teid õpetajate päeva puhul. Õpetajate päeva tähistatakse Eestis koolides juba 1960. aastast, mis näitab, et meie koolikultuur Eestis on pikkade traditsioonidega. Õpetajate päev on justkui puhkepäev õpetajatele. See on teie pidupäev. Täna saavad kõik õpetajad pai. Võtke aega korraks hinge tõmmata, kuulake vaikust enda sees ja pange tähele seda, kuidas te end tunnete. Lubage endale enesega rahul olla ja tundke sellest rõõmu. Kehtna valla haridusasutuses õpetab kokku 111 õpetajat. Neist 21 liitusid sellel õppelaastal ja lisaks uus direktor Kehtna põhikoolis. Olgegi tervitatud kõik uued ja staažikad õpetajad, koolide juhid, kellel täitusid tööjuubelid. Erinevad kriisid on ühiskonnas õpetaja rolli selgelt esile tõstnud. Õpetaja kui kiire kohaneja ja esiõppija, õpetaja kui meeskonnaliige, õpetaja kui sõber ja toetaja, õpetaja kui vastutustundlik kodanik, kes näeb ühiskonda tervikuna, mitte vaid oma vabadusi ja õigusi, õpetaja kui notiseadmepolitseinik, õpetaja kui eeskuju. Lisaks kõigele peab õpetajal olema raudne tervis ja närvid, et pidada sammu ministrite vahetamisega ja harjuda pidevate uuendustega. Tänapäeva õpetajale on esitatud väga kõrged nõudmised. Lisaks kõrgetele kvalifikatsiooninõuetele, millest oleneb tema töötasu ja väga heade ainetundmiste kõrval, peab õpetaja olema ka hea inimese tundja. Õpetaja peab ära tundma õpilase erivajadused ja tema probleemse käitumise võimalikke põhjuseid. Iga õpetaja võib ilmselt käigu pealt meenutada 10 juhtumeid, kus õpilase esile kutsutud ebameeldiv olukord tunnis on nõudnud tema kiiret ja oskuslikku reageerimist. Lisaväljakutse esitab õpetajale kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, mis on tavaklassidesse toonud erivajadustega õpilased. Ärevad ajad maailmas tekitavad palju segadust ka meie ühiskonnas ja riigis. Pidev elamine kärbete tegemiste hirmust tekitab pingeid ka tasakaalukamate seas. Olla täna otsustaja või täidesaatvas rollis on pehmelt öeldes keeruline. Kellele ei meeldiks ehitada hooneid ja lõigata linte. Paraku tuleb aga vastu võtta otsuseid, mis ei valmista kogukondadele rõõmu. Haridusvaldkond on läbi aegade olnud luubi all. Hetkel on riik ette võtnud kutsehariduskoolid ja hakkab reforme läbi viima. Kutsehariduse reformi vajadused tingib muuhulgas õppimiskohustuse pikendamine. Reformide ajakava näeb ette, et õppimiskohustust pikendatakse alates 2026-2027 õppeaastast, mil kõik noored peavad jätkama õpinguid 18-aastaseks saamiseni. See tekitab selge vajaduse luua põhikooli lõpetajatele rohkem õppekohti ja mitmekülgseid õpiteid. Iga 10. põhikooli lõpetaja jääb Eestis põhiharidusega ning umbes sama suur hulk langeb esimese põhikooli järgse hariduse omandamise aastal välja. Mida rohkem noori aga jõuab kõrgemate kvalifikatsiooninõuetega töökohtadeni või ettevõtete loomiseni, seda kõrgem on ühiskondlik heaolu tase. Lisaks korrastatakse koolivõrk, et see vastaks paremini hariduslikele ja piirkondlikule reaalsusele. Täna võime üsna kindlalt väita, et Kehtna kutsehariduskeskus jätkab õpitegevust, aga jätkab ehitusvaldkonnaga. Õpetaja amet on vastutusrikas.
kogu vastutus õpilase suhtes ei saa ega tohi veeretada koolile ja õpetajale, mida tuleb aga tihti ette. Koostöö on oluline igas mõttes, lastevanematega, koolipidajaga, hoolekogudega. Kool ja kodu käsikäes on ilmselgelt kõige olulisem. Kodu on koht, kus lapsele õpetatakse viisakaid kombeid ja õpetatakse ütlema tere, head aega, palun, tänan. Kodus õpetatakse lapsele ka austust oma kaasteeliste, vanemaealiste ja õpetajate vastu. Koolis õpetatakse aga matemaatikat, geograafiat, eesti keelt, kirjandust ja kehalist kasvatust. Aitäh sulle, õpetaja, et märkad ja tunnustad õpilast, kui tal on mõni töö hästi välja tulnud. Aitäh, et annad sellest tagasisidet. See on tunnustust ja motivatsioon lapsele ja lapsevanemale. Armsad õpetajad, olete lisaks perekonnale ja sõpradele kõige väärtuslikumad kaasteelised meie noorte elus. Väikeses kogukonnas on õpetaja justkui hea peretuttav, kes on õpetanud mitut põlvkonda. Jõudu ja jaksu meie haridusasutuste juhtidele. Teie olete need põhivedurid käänulisel haridusmaastikul, kellel on vastutusrikas roll hoida meeskonda ja õhukest eelarvet tasakaalus. Aitäh hoolivuse eest, mida endas kannate ja õpilastele edasi annate. Aitäh selle eest, et meie lapsed on hoitud ja õpetatud. Aitäh teile, head õpetajad, et olete eeskujulikud. Ilusat õpetajate päeva ja suur tänu, et olite nii kannatlikud. Enne, kui kuulutame välja 2024. aasta parimad õpetajad, soovime esile tõsta veel 2 silmapaistvat haridustöötajad, kes on oma panusega aidanud kaasa meie valla laste arengule. Kehtna vallavalitsus on välja andnud korralduse numbriga 242. Anda välja aukiri pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Järvakandi lasteaed Pesamuna õpetajale Tiiu Rüüs. Inimene, kes liigutab mägesid, alustab väikeste kivide tassimisest. Anda välja tänukiri kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest Kehtna lasteaia Kaarepere maja tugiisikule Merike Ant. Henry Adams on öelnud, õpetaja mõjutab igavikku, ta ei tea, kus kunagi tema mõju tegelikult lõpeb. See tsitaat tuletab meile meelde, kui suur ja kaugele ulatub võib olla õpetaja töö mõju. See jätkub palju kauem, kui me oskame ette kujutada. Täna tunnustame ja täname neid, kelle pööndumus kujundab meie tulevikku. Nüüd on käes hetk, mil kuulutame välja 2024. aasta õpetajad. Palun siia ette Järvakandi lasteaed Pesamuna direktori Jaanika Värat. Kolleegid on tema kohta öelnud järgnevat. Ta räägib lastega nii tasakaalukalt, heasoovlikult, rahustavalt ja hea tooniga. Tänapäeva maailm väga vajab sellist headust ja rahulikku meelt. Ta on alati heatujuline, rahulik ja naerusvõime. On jäänud mulje, et ta väga meeldib lastele. Ta on lastega sõbralik, lahke ja hooliv. Temaga on väga tore koos töötada. Ta pakub toredaid ideid ja tema peale saab kindel olla. Töökaaslasena on ta väga tore. Ta lihtsalt on nii siiras ja hea inimene. Meie lasteaia esile tõstev väärt töötaja, ta ei ole päris ametilt õpetaja, aga ta on õpetaja parem käsi. Ja ma ütlen nime ka. Jah. Kehtna valla aastaõpetaja 2024 on Tele Viikberg. Palun siia ette Järvakandi kooli direktori Aed Triin Vasnu. Armsad õpetajad maasool, kaunist ja nauditavat õpetajate päeva teile kõigile.
Järvakandi kooli selleaastane september on ju täitsa uus. Ja mul on siiralt hea meel, et kostus tagant saalist väike sest see annab ju meile töö. Ja õpetaja Liisi-Mari sain ma Eidaperest niimoodi, et ta oli juba lapsehoolduspuhkusele läinud. Aga kolleegid on öelnud, et õpetajal on suur missioonitunne, ta on noor inimene, kelle väärtused on paigas, ta on toetav, hooliv ja oluline on see, et alati, olgu siis kas või siid või maalimine, aga laste jaoks alati olemas. Kehtna valla aastaõpetaja 2024 on Liisi-Mari Randjärv. Järvakandi kooli aastaõpetaja on olnud koolis juba tükk aega, on olnud staažikas klassijuhataja, on väga hea kuulaja, väga vaikselt ja rahulikult oma eesmärgi ja õpilaste eesmärgi ühtlustumise teel. Ja tegelikult eesti keele ja kirjanduse õpetajana ikkagi kui teha esseed siis presidendini välja ja tegelikult koostööd saavad õppida. Rapla maakonnal on suurepärane eesti keele ja kirjanduse õpetajate poolt veetav netikirja Riin, kus tegelikult väga mitmekülgselt õpilased arenevad. Aitäh, õpetaja! Kehtna valla aastaõpetaja 2024 on Merike Järvik. Palun siia ette Kehtna lastele direktori Sille Valino. Tere! Istusin seal oma lasteaedade lauas ja kuulasin, mida ütles vallavolikogu esimees. Ja ma pean ära ütlema, mul on see võimalus olla siin täna ja pean ära ütlema, et mul on eriti oluline olla siin ees, sellepärast, et siin saalis on ka minu esimene kooliõpetaja. Tervitused Edele! Ilma kelleta ma tõenäoliselt ei oleks täna ka siin, sellepärast et nagu me teame, kõik õpetajad mängivad mingisugust rolli meie eluteel, meie haridusteel ja vahet ei ole, mis hetkel, kus kohas, aga nad on alati meiega. Õpetajate päev on tegelikult emotsionaalne päev minu jaoks just seetõttu, et siis ma mõtlengi tagasi, mõtlen lasteaiast kuni terve oma haridusteele ja siin seistes on tõepoolest olla väga selline aukartust äratav, sellepärast et te olete kõik suurepärased inimesed. Ma küll ei tunne teid, kes siin saalis kõik on, aga teie annate iga päev suure panuse ja see on hindamatu. Aplaus teile kõigile endale, nii et. Aga meie Kehtna lasteaia aasta õpetaja on siis meie töötajate ja kolleegide silmade läbi selline. Ta saab suurepäraselt lastega hakkama, ta meeldib lastele ja on väga sõbralik. Samas on ta konkreetne, mitmekülgne ja ta teeb oma liikumistegevused huvitavaks. Lastel on sinuga põnev. Sa suudad hoida korraga koos palju lapsi ning tähelepanu ainult endal. Oled hea kaaslane, kellega arutleda erinevatel teemadel. Sinus on suur abivalmidus ja oled oluline meeskonnaliige.
kellega on hea läbi viia ägedaid tervist edendavaid sündmuseid ja tegevusi. Aitäh, et oled meiega. Silleri aasta õpetaja 2024 on Rando Hallik. Ma pean ütlema, et me ei saa ilma laste panuseta mitte kuidagi hakkama ja meil on selline ilus traditsioon, et 3. aastat järjest oleme me siis rakendanud oma lasteaiast kõige suuremaid lapsi, kes meie siis aasta õpetajad või aasta töötajad joonistavad oma pintsliga või värviga, rikastavad ja Rando siis näeb välja läbi nende silmade selline, nii et ma saan rõõmuga selle üle Randole anda täna. Palun siia ette Kehtna põhikooli direktori Silas Kask. Õpetaja töö on vee tassimine ämbriga, mis reeglina on katki ja Kehtna põhikooli õpetajad teavad, et on väga oluline hoolimata sellest, et vesi tilgub, seda ämbrit järjepidevalt ikkagi täita ja ma arvan, et me kõik teame, et meil igal ühel on need kohad, kust me saame oma neid ämbreid täita ja mida me teeme selle kastetud rajaga enda selja taga. Aga Kehtna põhikooli õpilased on öelnud meie õpetaja kohta, kes oskab väga hästi õpetada, paneb meid mõtlema, seletab kõiki teemasid suurepäraselt, teeb nalja, on range ja kuulab alati nii kooliga kui ka eraeluga seotud muresid. Aga meie kolleegid on selle õpetaja kohta öelnud, sinu hoolde julgeks oma isiklikud lapsed alati tundi saata. Ja ma arvan, et see ongi see suurim tunnustus meie aasta õpetajale. Kehtna valla aastaõpetaja 2024 on Piret Seervald. Palun siia ette Valtu põhikooli direktori Andres Saks. Ilusat õpetajate päeva kõigile. Oluline on, et meie silmad säraksid. Aitäh ka Kehtna vallavalitsusele, et juba paarkümmend aastat on sellist toredat päeva korraldatud, kus vallaõpetajad kokku kutsutakse ja tunnustatakse. Aitäh! Öeldakse, et muusika paneb silmad särama, hinge helisema ja teeb rinna rõõmsaks. Meile Valtu koolis on juba 13 aastat see õpetaja koos oma õpilastega pakkunud muusikalisi elamusi nii kontserditel, aktustel kui ka laulupidudel. Aitäh sulle südamega tehtud töö eest. Valtu kooli aasta õpetaja on Viive Raam. Ütlesin praegu, et aitüma direktor, et sa nüüd usaldad. Aitüma kõigile. Tema loovus ja kirg on andnud Kehtna kunstikooli kontserditele ja näitusele ainulaadse kunstilise kujunduse. Oma silmaga 2024 konkurss ja selle korraldus on olnud tema käe all eriline rõõmu ja iluväljendus, mis on toonud kooliellu värve, inspiratsiooni ning eredaid hetki. Kehtna valla aastaõpetaja 2024 on Saima Randjärv.
nüüd on aeg tervitada neid, kes on äsja liitunud meie haridusperega. Uued õpetajad toovad meile värskeid ideid, uut energiat ja pühendumust. Meil on suur rõõm, et olete otsustanud astuda sellele teekonnale koos meiega ning ootame põnevusega, mida me koos saavutame. Järvakandi lasteaed Pesamuna, Tuuli Kilane ja Kristiina Vaks. Palun pisikesele kingile järgi tulla direktoril. Valtu põhikool, Liisa Mäekivi. Järvakandi kool, Marel Piits ja Tiina Viin ning Järvakandi kooli Idapere õpipaik, Anu Sinialik, Kerlika Klemmer, Ave Randmäe ja Alice Aasoo. Kehtna põhikool, Lissandra Tomson, Olga Filatova, Kelin Pirs, Olesja Fondo, Maret Nugis, Liis Jääsar ja Kalev Markus Linna. Kehtna kunstikool, Kaja ja Eero Vaikre. Tänase sündmuse pidulik osa hakkab lõppema. Enne kui läheme edasi, on meil suur rõõm pakkuda teile veel muusikalist naudingut. Laval astub duo Sumin, Kehtna lasteaia Karepere maja, Triin Saarela ning Kehtna lasteaed, Riin Praks ja Teele Tammik. Tere ka meie poolt, oleme siis duo Sumin ja tuleme Tartust ning soovime täna teile kõigile meeleolukat õpetajate päeva tähistamist. Käime katuseid mööda, lähme kolame pöönikute peal. Nad ei tea, mida mõelda, need, kes pole iial käinud seal. Näitab meile suunda vana tuulelipp. Siia ülesse kuulda ei ole midagi. Käime katuseid mööda, tule lähme turnime tornides. Lähme katsume pilvi, lähme värvime taeva siniseks. Ühed tahavad palju, teised rohkem veel. Mõned tahavad kõike, nad ei kõnni katustel. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteisest kinni, maailm kuhugi ei kao. Kust küll kostab lärm, põrand põrub all, magada ei saa, kärtsub multsub maa. Mis imelik masin see olla võiks, mis niisugust lärmi teha võiks. Ja, ma töötan terve päev, magama siis lähen. Kui tund ei tule mul, see masin on kui hull. Mis imelik masin see olla võiks, mis niisugust lärmi teha võiks. Ei tea, siis kui vanaisa, vanal heal ajal, võttis kandlepihku, rahvast tantsu lõi. Mis imelik masin see olla võiks, mis nüüd selle tantsu valla lõi. Ei tea, nüüd on teised ajad, suuremad on majad. Rahvas märgleb all, ansambel üleval. Mis imelik masin see olla võiks, mis nüüd selle tantsu valla lõi. Here I go out to sea again. The sunshine fills my hair.
there's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Öö on siin soe, veidi raske ja soe. Miski ei loe, mitte miski ei loe. Minu ees laual on hüperpoloid, insener Kaarini, hüperpoloid, insener Kaarini, hüperpoloid. Pimestab kiire, silmi pimestab kiire. Tunnete piir, meie tunnete piir. See on ju hukatus, hüperpoloid, insener Kaarini, hüperpoloid, insener Kaarini, hüperpoloid. Unistav sarm, sinu unistav sarm, sooja mu arm, minu sooja mu arm. See on ju igatsus, hüperpoloid, insener Kaarini, hüperpoloid, insener Kaarini, hüperpoloid. Sulle meenun siis, kui käib lääne tuul, kes kuldseid vilpõlde kiiva taeval. Pole tähtsust muu, on vaid voogav kuldne põld. Sind mu armastus, tookord vaatasin, keset viljapõlde. Jäin su embusse, juuksed vallali, ümber voogas kuldne põld. Jäägi minuga ja mind armasta, kes kuldseid viljapõlde kiiva taeval. Pole tähtsust muu, on vaid voogav kuldne põld. Päike on kuum, siin saatjaks on kõrbes valge, valge, valge liin. Ja üks mees, kes viib kaamelite karavani viib pikka. Hommikpäev, öö on ainsad ajamärgid, need sidunud meestest siin. Ja üksik kaugel on haare, mis neid päike tundub kuuvaid. Stopp, seisku aeg, nii kaebab neid.
siin, ju taeva meid viib. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib, meid ju viib, meid ju viib. On mul lailigu siin, kiirus on tohutu, õhus kuid on surmav gaas ja mu mees, kes istub kõrval, hoiab rooli. Kõik ma olen saanud, mis jääles olen tahtnud, kodu luksi, aga hingel on külm. Ma uurin silmanurgast meest, kes vaatab ainult teele. Stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib. Sellest, mis piinab mu hinge, tundlikuks muutunud on meel, milles sa elad ja hingad, mida võid tunda, kui suudad nii palju kanda ja endast teistele anda. Lauluteel ma vaatan sind ükskõikselt, kuid kuulan hirmunud näol. Nii helad ja nii vaikselt mind lummab sinu laul. Su laulus saab mu saatus, mu meeldib piin ja kaotus, sellest, mis piinab mu hinge. Tundlikuks muutunud on meel, milles sa elad ja hingad, mida võid tunda, kui suudad nii palju kanda ja endast teistele anda. Lauluteel. Kui mind kutsud sa, siis läbi öö tule, mul käed tähti täis ja südames kuu. Kui mind kutsud sa, kaks silma vaid sulen ja lendan su pooleni vastu siis, vastu siis, vastu siis. Süles toon laineid ja hinges toon veretund ja saad õielund ka toomepuud. Mulle oled ainus, ainus sa, mu arm kutsub vaid, ma tulen siis küll näed. Mulle oled ainus, ainus sa, mu arm kutsub vaid, ma tulen siis küll näed. Kui mind kutsud sa, on taevas veel tume, su hääl pilved viib ja olengi teel. Kui mind kutsud sa, kaob igatsus sume ja päikese poole ma astun siis, astun siis, astun siis. Süles toon laineid ja hinges toon veretund ja saad õielund ka toomepuud. Mulle oled ainus, ainus sa, mu arm kutsub vaid, ma tulen siis küll näed. Mulle oled ainus, ainus sa, mu arm kutsub
sest on